tere tulemast Terapeudi juttudesse ja meil on nüüd siis saade number 2. Ja täna oleme siin saates meie Laglega kahekesi, sellepärast et Liis on praegu Maltal ja saadab meile häid mõtteid kaasa ja ühineb meiega siis järgmine kord. Ja ta ilmselt sattus internetiauku kuskile, sellepärast et me saime talt paar sõna ja siis ta kadus jälle ära. Aga igal juhul me ootame väga teda tagasi, et kolm jalga on ikka kolm jalga, aga täna oleme me kahekesi. Ja täna võtame me sellise teema, mis on regressiooniteraapia. Et tõenäoliselt me ei jõua sellega mitte kuskile, aga me vähemalt alustame. Aga võib-olla sa, Evelin, ennem räägid ära, meile esimese saate lõpus tuli pöidlahoidjaid ja küsimusi, et loe need küsimused ette. Ja võib-olla kõigepealt suured tänud kõikidele neile, kes, Miks sa ära kes, kadusid, sorry, vabandust, tule nii. tagasi. On. Jah, ma vist kahte korraga ei saa, Ah, et suur aitäh neile kõigile, kes meid vaatasid meie esimest saadet ja ka, kes juba andsid nagu esimest tagasisidet ja hoiavad meile pöidlaid ja seda ruumi, mis me lõime. Ja me saime ka kaks soovitust, mis teemal võiks rääkida. Üks on siis see, et mis on regressiooniteraapia unikaalsus võrreldes teiste teraapia liikidega ja teine siis, kuidas regressiooniteraapia üldse toimib ja toimub. Ja me kindlasti need võtame tulevastes saadetes ja, esile. ja üks küsimus oli veel, et me arutaksime sellist teemat nagu regressiooniteraapia ja ärevus. Et need on ka, mis on tulemas, aga täna läheks jah siis, mis on Alustame algusest. regressiooniteraapia. Ja, aga äh, kõigepealt ma võib-olla esitaks soojenduseks sellise küsimuse. Kas sul on olnud vahest tunne, et mõni hirm, reaktsioon või emotsioon on palju tugevam kui olukord vajaks? Ja kindlasti. Ja kuidagi huvitav on see, et teinekord seda ju ise ei pane tähele, aga seda panevad tähele lähedased, Aa, kes on harjunud nägema nagu sind nii-öelda normaalsetes tingimustes normaalselt reageerima ja nemad on nagu esimesed võib-olla, kes panevad seda tähele, kui sa reageerid üle või teistmoodi või kui seda justkui nagu emotsiooni on liiga palju või rohkem, kui see olukord või situatsioon nagu nõuaks või vajaks. aa. Aga sa ise ei ole vahest mõelnud, mina olen mõelnud vahest seda, et miks mõni reageerib nii ja mina reageerin naa. Või et miks see nii käivitab. Et need asjad on pannud mõtlema küll, et kus ja miks. Et mõnigi heitab ainult õlgu, sa näed, et isegi tal silm ka ei pilgu, aga teine plahvatab seal kõrval nii, et seda nägu. Et kui nüüd proovime seda regressiooniteraapiat siis natukene lahti selgitada, et mina ise olen seda tüüpi, et mulle mingid sellised hullud definitsioonid, kuigi ma olen matemaatik, ma tunnen, et vahest on neid vaja, aga, aga mul on tunne, et alati see definitsioon ei anna, sest iga inimene mõistab erinevaid sõnu erinevalt. Et kas sul näiteks praegu viskab pähe koheselt, et kuidas lahti seletada, mis see teraapia on, millega me tegeleme? Mhm. No mul tulevad kohe sellised nagu mõisted nagu olevik, minevik, tulevik on ju ja regressioon ja progressioon. Et regressioon on justkui nagu ajast tagasi vaatav ehk siis nagu pilku minevikku pöördav ja progressioon on justkui tulevikku vaatav ehk et mul kohe tuli nagu selline seos nagu silme ette või. Mm. Et
ja see mõte, noh, mis minu jaoks, mis on nagu ühisosa paljude teiste teraapiatega, võib-olla see tagasivaatev pilk, aga ma arvan, et noh, see tugev kontseptsioon seal all on see, et selleks, et kogeda paremat olevikku või sellist olevikku, kus ma olen rohkem kontaktis iseenda ja teistega ja nagu sellega, mis päriselt toimub, et ma noh, ongi ei reageeriks üle, ei näeks mingeid kolle igal pool, ei piiraks ise oma valikuid või kitsendusi või seda koosolemise rõõmu, et olla rohkem ehedana kohal ja läbi selle luua nagu helgemat tulevikku, siis on hea, kui nii-öelda seda mineviku asjad on nagu korras ja läbi vaadatud ja ilusti nagu nii-öelda nagu ilusti noh, kõik kokku pandud, need igaüks asi oma riiulil puhas ja on nagu, et minevik ei segaks oleviku ilu. Siuksed mõtted. Mhm. Kas ma võin selle panna sellisesse lausesse, et kui vaata, ma esitasin selle küsimuse ka alguses, et regressiooniteraapia on meetod, et sa saad uurida, kes ja mis kollab sul seal, sina tõid seljakoti, mina kasutan seda alateadvust ja keldrit, et kes sul seal kollavad, et miks see seljakott nii raske on, miks need tänased tegemised nii keerulised on? Ja just seesama, et miks ma võib-olla noh, käivitun, miks ma reageerin üle, miks kellegi sõna või ütelus noh, mind nii endast välja viib teinekord on ju, et selle juured on sageli noh, minevikus, mis siiamaani nagu rahu ei tee, aga seda nagu sellest aru saada või läbi näha on teinekord keeruline. Ja aga siis ütle, nagu võibki. jah, aga ütle, kuule, minule tundub, aga kas sinule ka niimoodi tundub, et kui vaadata, kui räägitakse regressiooniteraapiast ja tutvustatakse regressiooniteraapiat, siis hästi palju rõhutataksegi just sellele tööle alateadvusega, tööle mustritega, traumadega, probleemidega, kõigele sellele, mis on kujundanud sinust selle, kes sa oled tänasel päeval. et hästi palju rõhutatakse seda poolt. aga ütle, kuule, kuidas sulle tundub, kas sind rahuldab see definitsioon? Mm, ma ei tea, kusjuures sind kuulates mu oma mõte liikus hoopis sinna, mida sa oled öelnud, et noh, et regressiooniteraapia on justkui vaata nagu kiirtee või noh, nagu et, et, noh, üks võimalus on minna aeglaselt, aeglaselt läheneda sellele on ju ja nii-öelda aeglaselt lahti pakkida see seljakott või see Mhm. äh, aeglaselt läheneda sellele alateadvusele niimoodi kombates, katsudes, aga mis nagu tagab selle regressiooniteraapia tõhususe, on ju see, et on võimalik sellest noh, igapäeva sellest egokaitsest või sellest tavamina, selle argiteadvusest või argiminast nagu mööda minna või läbi minna, et sellest kaitsetest, egokaitsetest nagu kergemini läbi saada ja saada kiiremini noh, nagu ligi sellele juurele, sellele allikale, et noh, et kust need asjad siis noh, hapuks läksid või kehvaks läksid, et saab nagu kiiremini noh, nagu asja Ahah, kallale või pihta, et mis siis tegelikult, mis koht tegelikult haiget teeb ja valu teeb. okei, aga näiteks mina ise olen Mm mõelnud -hmm. seda, et see on hästi tähtis point, aga sa tõid ise ka selle mõiste sisse, selle aja teema. mina olen mõtelnud enda jaoks, et üks käsitlus mul ongi, kus seda aega lihtsalt ei ole ja kaob ära see aja mõiste ja sellisel juhul ongi, et minus praegusel hetkel kehastubki kõik see, mis on olnud ja isegi see, mis on tulevik, sest see ongi praegu hetkel siin. aga, aga kui ma küsisin su käest, et kuidas sulle tundub, et hästi palju räägitakse tööst alateadvusega, siis mind tegelikult see absoluutselt alguses ei köitnud väga.
ja mina sattusin selle regressiooniteraapia juurde läbi hoopiski transpersonaalse psühhoteraapia kohta lugedes. ja see, et kui, kui see annab võimaluse, et sa tegeled ka oma vaimse poolega ja vot see hakkas mind võluma ja kui ma tegin omal kursuse tööd, mul oli Ken Wilberist ja tema integraalne lähenemine, siis ma lõpetasingi sellega, et me pürgime, väga palju tegeletakse meditatsioonide, joogade, kõigega, et sa pürgid nagu, sa tahad vabaks saada millestki, räägitakse no ütleme nendest siduvatest ja rasketest sidemetest, aga et see valguse poole liikumine ja samal ajal ka olla siis selle, ütleme siis psühholoogia ühe rajaja Freudiga, et need kaks asja kokku viia ja et need saaksid siin selles regressiooniteraapias kokku, et selline, vot see on see, mis mind selle teraapia juures võlub, et see ei ole mitte ainult kolistamine keldris ja nende luukeredega nagu see valent ei ole. Mis asi see on, kus need kõrvitsad on ja kollitatakse inimest? Halloween. Halloween, jah. et, Just, et see vaimne pool sinna juurde, et et see peab sama, ja tasakaalus sama. olema, see tasakaalustab seda. Just seesama, vaata see psühhosüntees, mis on ju see, et vaatame tähtede poole sinna kõrgusesse, et see, noh, see kelder ja need taevased tähed saavad nagu kokku, et on võimalus nad kokku tuua sinna nagu ühte kanalisse nii-öelda. jah, Et vaata, et regressiooniteraapia väljaõppes on hästi-hästi oluline koht ka on ju Jungil, Carl Gustav Jungil ja tema õpetustel ja ma arvan, et noh, minu jaoks vist selles sillaks nagu jõuda praktiliselt nagu regressiooniteraapiani oligi vist Jung oli, ma arvan, minu jaoks sillaks ja mind hästi noh, kõnetab ka see tema lähenemine, et ei piisa ainult selles, et ma noh, nagu vaatan valgusesse, vaid ka selle varjupoolega peab tegelema ja see, kuidas nagu oskuslikult seda varju integreerida selle valgusega. jah, Et see noh, on ka minu arust üks regressiooniteraapia üks tugevusi, et kuidas seda mitte ainult nagu vestlusteraapia põhiselt teha, vaid kuidas kasutada ka nagu praktilist kehakogemust ja neid rännakuid ja me regressiooniteraapiast noh, ei tee ainult rännakuid, vaid kasutame ka teisi meetodeid, et kuidas see noh, see tegelikult seesama tööriistakast, millest me esimene kord rääkisime, et see on suur ja lai, et kuidas noh, nagu natuke võib-olla mänguliselt ja samas ka nagu noh, niimoodi mõnusalt käsitleda neid väga hirmsaid ja võib-olla valusaid teemasid ja asju. Et niisugune mõnu ja valu korraga või noh, niisugune ilu ja hirm ja ilu ja kole nagu noh, saaksid korraga, et ongi ilusalt mõnus või noh, kole hea saaks asi kokku. aga sa ütlesid, et hirm ja valu aga tegelikult, mida mina olen pannud tähele, et need on ka tegelikult nii suhtelised mõisted ja, ja rännaku ajal need emotsioonid võtavad hoopis teise laengu. et, et, see muutme. et ja, et need sõnad on, need on ainult sõnad, neid ei tasu nii palju uskuda, aga rännakul, jah, see osa tuleb välja On. lõigata. Aga rännakul, selles mõttes ma võtan jutu üle, et rännakul on võimalik näha sinna sõnade taha, onju. Mhm. Et ongi, et üks on see, mis no ongi iga kord enne regressiooniteraapia rännakut, meil on vestlus kliendiga, onju. Ja vestluse ajal võibki olla niimoodi, et inimene on veendunud, et asjad on ühtemoodi. Ja siis ta läheb rännakusse ja siis selgub, et tegelikult noh, seal on taga hoopis midagi muud.
midagi palju suuremat, võimsamat või noh, see fookus on päriselt kuskil mujal, see algpõhjus on kuskil mujal kui see, kuidas inimesele tundub, et noh, argielus hakkad nägema asjad on. seda hoopis teise nurga alt. aga vaata, kui hea just, sa juba viisid natukene, kui inimesed küsivad ka selle regressiooniteraapia kohta, siis tasukski rääkida, sa juba jõudsid natukene ja kasutasid sõna rännak. et mis seal seanssidel toimub, me peaksime selle ka lahti rääkima, et sa natukene juba ja ütlesid, et me räägime seal veidikene, aga regressiooniteraapia ei ole kindlasti vestlustehnika, kus me, mitte vestlusteraapia, kus me ainult vestlustehnikaid kasutame, aga mis on see kõige tähtsam, kõige, muidugi neid meetodeid ja tehnikaid on palju, aga see kõige-kõige-kõige tähtsam on siiski see rännakumeetod. Ja selle kohta on nüüd küll hästi palju igasuguseid huvitavaid küsimusi esitatud, et ma arvan, et me saame nendest järgmistes saadetes põhjapanevamalt rääkida, aga ma esitan küsimuse ja sina vasta hästi kiiresti. kas rännakumeetod on ohtlik meetod? ei, kui sa tead, mis sa teed, tegema sinna lähed, ehk et mul on hästi meeles nagu see, et noh, hea on minna rännakusse üldjuhul nagu eesmärgiga, et selles mõttes ma tegelikult isegi vastaks nii ja naa, et Mm. ta võib tunda hirmutav, aga kui sul ongi, noh, ma tean, et siis, kui mina kunagi teismelisena hakkasin nagu neid meditatsiooni mingi periood harjutama, siis see tundus noh, nii hirmutav, et kuidas ma järsku kukun sinna, vaata kuskile tundmatusse, onju. et see, ma arvan, tundub inimestele see kõige hirmutav, see, et kui ma kukun sinna alateadvusesse või sinna, noh, sinna tühjusesse, sinna noh, millessegi, millel noh, kuhu ma ei saa jalgu taga toetada, et see minu arust tundub see kõige hirmsam koht olevat. oled sa et seda aga kui sul on kukkumist tundnud? ja ikka ja vaat see on ikka seesama, et mõnikord enne magama jäämist noh, tuleb see tunne peale, aga kui sul on ikka see terapeut seal kõrval, kellega sa saad kogu aeg olla ühenduses, kontaktis, kes tšekkab, kus sa oled, mis sinuga toimub, kes on valmis nagu noh, ta ongi sinuga koos selles rännakus kaasas. ta sageli, noh, kui sa näed, mis midagi, sa kirjeldad, mis sinuga toimub, siis üldiselt meie terapeudid on nii tundlikud, et nad on ka selles pildis sinuga kaasas. ka nemad nagu näevad oma vaimusilma sees seda, mida sa kirjeldad, et sa ei ole üksi. võib-olla see ongi see, et kui me magame, onju, või mediteerime, siis me oleme võib-olla sageli nagu üksi, aga regressiooniteraapias sul on see terapeut kõrval, kes rändab koos sinuga nii-öeldes. ja see on minu arust see plusspunkt, miks selliseid asju kogeda just regressiooniteraapias nagu terapeudiga koos, mis tagab selle turvatunde ja tagab ka selle, et noh, et asi on ohutum kui võib-olla üksi minnes nojah, et neid asju sa tegema. võid sattuda situatsioonidesse, kus tõesti võib see kõik olla väga ohtlik. et ma arvan, et siin oleks võib-olla mõistlik täiesti tuua sisse, et sa võid sattuda ju ka eelmiste elude olukordadesse ja need võivad olla tõesti sellised situatsioonid, et mis siis nüüd, et et väga hirmutav on ju ja satudki väga koledasse hetke ja sa ise ei oska sellega midagi peale hakata, on ju. ja tegelikult sa ei peagi oskama, sellepärast et sa lähedki uurima tegelikult neid mustreid, mis on sul kaasas ja mis on sulle omased ja milles sa ei ole osanud tegelikult mööda vaadata. et selleks ongi oluline, et sul on professionaalne terapeut kõrval, kes just, ja tema on see, kes tagab selle turvalisuse, selle maandab ära need riskid ja jah, jah, ja ta aitab ka suunata, sellepärast et loogiline on, et muidu sa sinna ei satuks. sa oled ka tänasel päeval selles kinni ehk nagu takkuskana ja kui sa oled seal ka nagu takkuskana, siis lahendust ju ei tule.
et sellepärast ongi oluline märgata ja, ja tuua see muutus esile. jah, ehk see tegelikult see rännak on ju noh, Marina ikka ütleb, et sa ei rända ju kuhugile, onju. Et tegelikult sa lihtsalt nagu sukeldud sügavamale enda sisemaailma või sellesse, mis su sees toimub, onju, et kas see on siis nii hirmutav kohtuda sellega, mis su sees juba on nagu, mis su sees juba toimub. Et ma mäletan ka seda, et noh, et see võib tunduda hirmutav siis, kui vaata noh, oledki nagu kuidagi sellises nii-öelda vaimselt ärkamise seisus ja kui ei ole enne oma iseendaga väga palju tööd teinud, siis sealt võivadki tulla kõik need kollid võivad nagu kappidest välja tulla onju ja siis ongi ehmatav algus kõikide nendega kohtuda. aga minu jaoks see terapeudi roll on just see, et üks on, et see noh, aidata leida neid erinevaid lahendusi, et kuidas nende kollidega siis hakkama saada, onju, või siis nagu aidata leida need sisemised ressursid üles, minna neid vahepeal otsima, et väge saada juurde ja siis uuesti nende kollidega nagu jõudu katsuda nii-öelda. jah, või kuidas sulle tundub? ei, see kõik on hea, sest seda me kõik kasutame ja nii teeme. Ma tahtsin siin öelda, üks mõte oli hästi hea, kui ma kuulasin sind, ma ei tahtnud vahele segada. Ja tahtsin siia öelda kommentaariks juurde, aga no see tuleb mul pärastpoole meelde ehk ka. See oli, et vaata, et kas on tõesti hirmutav näha, mis mu enda sees on, et tegelikult see ongi ju minu olemus ju ja ma kannangi ju seda kogu aeg endaga kaasas, et need ongi need sinu lood ja need sinu lood sinu sees elavad kogu aeg, et vot ma seda tahtsin täienduseks lihtsalt öelda, et jah, nii on. just, et seesama, noh, ma kuulasin täna ühte Jungist ühte videot ja siis seal mind hästi kõnetas see, et noh, et kui me eitamegi mingit osa endast nagu ja me oleme seda pikalt eitanud, siis ta noh, võtabki sellise võib-olla sellise noh, suurema ja õudsema kuju, kui ta tegelikult on ju, sest jah, kuidagi sihuke mõte veel, et ainuke, mis on võita, on see, et saada endale väge juurde ja noh, nagu vabastada oma ressursid ja energia sealt, kus ta kinni on. Mhm. et ja seda noh, regressiooniteraapia võimaldab. Jah, kui me nüüd räägime veel sellest tehnilisest poolest natukene, et seal on see rännak, mida sa veel välja tooksid, mis on veel oluline, mis võib-olla inimesi veel huvitab? Mis küsimusi sinu käest küsitakse, muidugi muutunud teadvuse seisund on ka, aga ma arvan, see on vist täiesti omaette saate teema täiesti. just, aga mul hakkas praegu selline mõte liikuma, et kas tõesti on asjad nii lihtsad? kui ma mõtlen nagu, lihtsalt. mida on jah, et mida kliendid on nagu tagasisides kirjutanud, et ongi, et noh, et kas tõesti on asjad nii lihtsad? noh, et kuidagi enne teraapiat on tundunud, et kõik on nii keeruline, kõik on nii raske, aga teinekord läbi selliste võib-olla ka lihtsate ja praktiliste harjutuste, mida noh, teraapias meil teha on võimalik, mis tööriistu meil on, võivad need keerulised asjad nagu muuta noh, lihtsaks läbi sellise, et praktiliselt mingeid asju läbi tehes, vaadates asju natuke teise nurga alt, ise minnes sisse, noh, nagu tunnetada mingite asjade sisse või asuda diskussiooni oma, ma ei tea, sisemise ketseriga. et see annab nagu asjadele teise mõõtme ja jah, tuleb see hästi see, et kas tõesti võivad asjad nii lihtsad olla. aga ütle, aga et kui palju sina oled kogenud seda? Mina olen hakanud kogema, et kui ma alustasin õpingutega, kui hakkasime praktikaid tegema, siis väga kerge oli sattuda libedale teele, et oli vestlus, sest inimene tahabki oma murest rääkida ja see on jumalast tõsi, on täiesti aktsepteeritav. Aga nüüd, kui ma märkan, kui tuleb väike kordus, et, ja et läheb uuele tegelikult ringile. ja,
et ma tegelikult, ma ikkagi suunan oma sisemaailma ta, et ma ei lase kinnistada jutuga seda, mida ta endale on niigi juba rääkinud, et see ei vii kuskile, ei vii lahendusele. Et ma seda olen tõesti kogenud, et vähem juttu ja rohkem enda sisse vaatamist ja seal toimetamist. vot kuidagi see on seesama, et seda lugu ta juba teab, selle looga on ta on väga tuttav, on ju, ta võib-olla seda ühte sama lugu nagu väga hästi tundma õppinud, aga seal meie poolt pakutava teraapia käigus ongi võimalik minna vaadata, mis lugu seal veel peidus on. võib-olla on hoopis mingi teine lugu veel seal all või kõrval või kuskil veel peidus, et minna ka huviga vaatama, et mis seal veel on. jah, no nii, kuidas võtta kokku siis? Kas me saime natuke patsutada seda regressiooniteraapiat? Ähm, rõõmsa kuidas me helge kokku, tulevik. kuidas me Jah, kokku võtaks selle, mis see teraapia siis on? ma ütleks niimoodi, et mida ta pakub, sealt läbi tulles on ju, ta pakub hingerahu. See, ma mõtlen, mida mina olen saanud, tehes läbi selle koolituse, minnes ka nagu nende erinevate metoodikate sisse sügavamalt, et mida ma olen ise saanud, ma olen saanud hingerahu tagasi. mu mingi sisesõda on, mingi pidev kodusõda on nagu ära lõppenud. ahah, ma suudan ennast ise patsutada ja olla nagu püsivalt jääda kindlaks iseendale ja näha, kuidas nagu maailm minuga kaasa töötab ja minuga kaasa räägib ja kaasa loob ja kuidas kiireneb see, et see, mida ma mõtlen, mis minu sisemaailmas toimub, seda kiiremini hakkab välismaailm ka seda peegeldama ja tuleb mulle vastu, et see on minu arust see, mida on võimalik saada, kui sellest läbi ära tulla või mida oma ellu on võimalik juurde saada või kuhu on võimalik jõuda. See jah, kasu. jah, no mina võtaks, et lõppude lõpuks on see inimesel ikkagi temale vaimne kasv ja, ja ma arvan, et võib-olla ka selline naturaalsus või et saab Ehedus. Mm. ehedus, jah, ehedus ja tõesti rõõm märgata, olla olemas. Et ma arvan, et see on olnud üks, mis on väga-väga-väga tähtis võib-olla, jah. Tulebki niisugune mõte, et elus olemise ilu tuleb nagu tagasi või ka need nagu nii hirmutavad asjad nagu võib-olla surm, see transformeerub ja muutub millekski palju suuremaks ja kuidagi nagu elus, elus olemise üheks osaks või ka ka viha, see muutub nagu inimeseks olemiseks. See on üks osa inimese olemusest, et kuidagi see terviklikkus, rahu ja terviklikkus, rahu olla inimene kõigi tema asjadega, jah, kõigi sellega, mis sees toimub ja väljas jah. No vot, ja kui kes iganes seda nüüd täna vaatas, kui on tekkinud lisamõtteid, pange kindlasti kirja, võite jagada omapoolseid seisukohti, et kes on kogenud seda teraapiat, mis kasu teie olete saanud või kuidas teie mõtlete sellest teraapiast või kes tahaks proovida, et mis küsimusi tekib enne, kui üldse julgeks järgi proovida või jah. võite kindlalt kirjutada, Ja teine kas siis asi, siia video alla või jah. ja mis teemadel, sest me oleme praktikud, me oleme oma kabinetis kogenud erinevaid case'e, et kui on küsimusi, saatke julgelt. Ja järgmiste kohtumisteni. Järgmiste kohtumisteni. Aitäh!